Kuidas vahetada elektrimüüjat? Elektrimüüja vahetamine on võimalik igal ajal. Müüja vahetamisel tuleb silmas pidada, et elektri ostmiseks saab lepingu sõlmida vaid isik, kelle nimel on tarbimiskoha võrguleping. Elektrilepingu puudumine tähendab, et elektrit müüb tarbijale võrguettevõtja ja see on üldjuhul kallim kui lepinguline pakett. Kõikide elektrimüüjate loetelu ja kontaktid on leitavad Eleringi veebilehelt. Lisaks on internetis mitmeid portaale, kus saab elektrimüüjate pakkumisi võrrelda. Protsess on lihtne. Enne müüja valimist vaata järele, kui suur on sinu tarbimine või volita elektrimüüjat vaatama oma tarbimise andmeid. Uue elektrimüüjaga saab lepingu sõlmida müüja veebilehel või esinduses. Lepingu sõlmimisel annab müüja teada, millal vahetus toimub ja vana leping lõpeb automaatselt. Müüja vahetamine ei katkesta kunagi elektritarnet. Lepinguid on 2 tüüpi, tähtajatu ja tähtajaline. Üldlevinud hinnapaketid on järgmised. Börsihinnaga pakett, mis võtab aluseks iga tunni elektribörsi hinna. Fikseeritud hinnaga pakett, mille puhul on elektrihind lepingus fikseeritud. Hübriidpakett, kus klient saab valida, mitu protsenti tarbimiskogusest tasub ta elektribörsi hinna alusel ning mitu protsenti fikseeritud hinnaga. Roheline pakett, mis sisaldab ka rohelise energia päritolu sertifikaati. Universaalteenus ehk fikseeritud hinnaga pakett, mille hinna on määranud Konkurentsiamet. Pakettide võrdlemiseks hinda igakuist kulu elektrile, arvestades oma keskmist tarbimist. Enne sobivaima müüja valimist kontrolli, kas pakutav hind on juba koos käibemaksuga ja tähtajalise lepingu puhul pööra kindlasti tähelepanu võimalikule enne tähtaegse lõpetamise tasule. Kui tahad teada, millest koosneb elektriarve ja millest sõltub börsihind, vaata ka meie teisi klippe.